Tere! Mina olen Risto Järv ja ma tegin raamatu Metsavaimu heategu. 100 Eesti muinasjuttu metsast ja meist. Igasugu arve koguva Statistikaameti väljaande kohaselt on Eestis möödunud aastal üle poole territooriumist kaetud metsaga. Igasugu arvamusi, laule ja jutte koguva Eesti Rahvaluule arhiivi varasalvedes ei ole muinasjutte küll pool ainesest, isegi veerandki mitte, kuid siiski on need meie väikese rahva kohta kogutud üle 10 000. Siinses raamatus on need 2 muinasjutud ja metsad koos. Iga kodust väljuv teeots on täis valikuid ja võimalusi. Muinasjutud näitavad veenvalt, et me võime küll kujutleda, et kõik, kellega me kokku sattume, on juhus, kuid meie teod ja valikud aitavad nendele kohtumistele kaasa. Muinasjutu juhus ei ole niisama juhus, vaid võimalus, millele on kaasa aidanud kangelase enda eelnevad sammud. Seda raamatut võib võtta kui rännakut muinasjutu metsas. Mets on muidugi lõputu, selle läbimist hõlbustab rada. Et siin muinasjutu metsas oleks veidi hõlpsam liikuda, jagasin jutud 10 salusse ning tegin teekonnale vahepeatused. 10 peatusplatsi. Nagu loodusrajal, nii võib ka siin lugeda väikeselt teaterahvlilt mõnda vahendatud info kildu. Muidugi mõista ei pea seal peatuma, vaid võib ka edasi minna. Muidugi mõista võib neid lugusid lugeda hoopis teises järjestuses. Igaüks võib valida just sellise raja, nagu talle vaid meeldib. Mingem metsa, sest metsa aitab. Metsamuinasjutud räägivad nii nagu muinasjutud ikka sellest, mis on oluline inimesele. Muinasjutt räägib alati meist. Just seepärast on raamatu pealkiri 100 Eesti muinasjuttu metsast ja meist.